jälle, Paksi siin. Kas elumaal pole mitte tore? Me naudime elumaal ja hoolitseme selle eest erinevate satelliitide abiga. Nad töötavad üsna maa kohal, mida teadlased kutsuvad maalähedaseks orbiidiks. Lähme vaatame, mis seal toimub. Miks just sina pead siin orbiidil olema? Ma pean siin olema, et jälgida maad ja selle tervist, mis on väga oluline. Ja mina pean aitama inimesi nende internetiühendusega. See on väga tähtis. Oi ei, siin toimub väike tunglemine. Maa lähedasel orbiidil on palju kasulikke satelliite, mis on meile päris lähedal. Inimesed saadavad nad siia, sest võrreldes kaugema kosmosega võtab nende siia saatmine vähem energiat ja raketikütust. Aga peamiseks põhjuseks, miks satelliidid peavad maa lähedal olema, on see, et siis saavad nad oma tööd teha pilte maast või jagada isoleeritud aladel elavatele inimestele internetti. Hei, ole ettevaatlik, sa lõid mind! Mu missioon on läbi, kuid ma ei saa iseseisvalt tagasi maale appi. Oo ei, see olukord väljub kontrolli alt. Ma pean aitama seda lahendada. Äkki saame midagi teha, et parandada seda kosmoseprügi olukorda? Kas me ei saaks kasutada mingit tööriista, et koguda satelliidid kokku ja tuua nad tagasi? Äkki võrk või robotkäsi? Võib-olla saaks üks neist satelliitidest aidata eemaldada satelliite ja nende katkisi osi, mis enam ei tööta, kosmoseprügi, suunates neid ohutult maale. Palju parem! Paljud kosmosesatelliidid ei suuda pärast missiooni täitmist ilma teiste satelliitide abita orbiidilt lahkuda ning maale naasta. Kas teil on ideid, kuidas aidata satelliite orbiidilt ise alla tulla? Insenerid ja teadlased katsetavad pidurdamispurjeid, mis on nagu laevapurjed, et aeglustada satelliite, et nad langeksid maale lähemale ja hävineksid või põleksid atmosfääris ära. Nii jätavad nad ruumi teistele satelliitidele. Maale kahju tegemata. Kuid see toimib ainult väikeste satelliitidega. Mida me suurematega teeme? Suuremad satelliidid vajavad rohkem abi. Samas suudavad suuremad satelliidid mahutada lisakütust, et tagasi maale jõuda. Või neil võib olla isegi lisamootoreid, mis lülituvad missiooni lõpus sisse, et orbiidilt alla tulla. Kõik see paneb mõtlema, et me peaks püüdma hoida maa-orbiidid võimalikult puhtad kosmoseprügist, et meie satelliidid saaksid paremini töötada. Sõbrad, me peame hoolitsema ka maa eest võimalikult palju. Me peame leidma keskkonnasäästlikumaid viise, kuidas rakette kosmosesse saata ning projekteerima ja ehitama kosmoseaparaadid nii, et need kaitsevad maad, aga ei reosta seda. Sa saad aidata maad kaitsta ka tarbimist vähendades, taaskasutades ja jäätmeid ringlusesse võttes. Täna õppisime, et maa ümber tiirlevad satelliidid aitavad meid, uurides meie planeeti ja lastes meil üksteisega ühenduses olla. Maa ümber tiirlevad ka mitmed vanad satelliidid ja nende tükid, kosmoseprügi, mis võib töös olevat kosmoseaparaati kahjustada. Tööriistad nagu robotkäed või võrgud võivad aidata töökõlbmatuid satelliite orbiidilt eemaldada. Hea võimalus, kuidas hoida kosmos prügist puhas, on projekteerida satelliidid, mis suudavad iseseisvalt maale naasta. Keskkonnasõbralike kosmoseaparaatide ehitamine on oluline selleks, et reostust vältida. Maad saate kaitsta ka tarbimist vähendades, taaskasutades ja jäätmeid ringlusse võttes.